puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus. Tere tulemast, armsad Puuduta mind saate vaatajad. Tere tulemast Sirje Presnal, väike nõid, kes on võtnud endale ka nõidõpilase hiljati. Ja loomulikult meie külaline siis, kelle me tituleeriks kuldseks kanaldajaks, Helve Pärna. Tere tulemast, väga suur rõõm. Kuldses kleidis. Me peame sellest ka rääkima. Räägime kähku ära. Siret Esko disainitud imeilus kleit. Helve ise disainis ju. Ja koostöö selles mõttes, et ma arvan, et sa ise ei tikkinud neid. Ei, Siret tikib. Just. Ja see on tema käekiri. Tema tikib, minu kuldkood küllus. Koos istume maha, disainime. See on nüüd külluse kood. See on külluse kood. Räägi, kuidas see küllus on saabunud pärast seda, kui sa selle kleidi küllus on universumi kõik aspektid, ehk siis loominguline küllus, headuse küllus, kuhu orientatsiooni viid, et küllus igas võtmes. Et kui sa räägid rahast, siis rahakood on eraldi. Rahakood on eraldi. Ma sain aru, et sa sihtid. Ja, mina loomulikult kohe nagu lahase inimesena. Aga mul ei ole siin, aga siin on siis küllus seekord. No küllus võib olla ju kõiges siis. Muidugi võib, ja. Armastuses ja sõpruses ja rahas ka loomulikult ja tervis võib olla külluslik. Just. See on nagu absoluutselt kõik asjad. Ja universaalne, et ta aktiveerib sulle heaolu olemist külluse võtmes. No aga, et inimesed saaks aru, mida me siin jaurame, siis alustame otsast sellepärast, et kui sa saabusid, siis sa tulid sellise kaardi pakikesega, kust sa palusid meil mõlemal Sirjega siis tõmmata üks selline kaardike ja minu kaardikesel luges siis, siin oli see pakk, palju seal pakis on neid kaarte? Siin on erinev number. Et üle 30 on kokku kuldkoode mul, aga siin hetkel võib-olla on 10. Aha, nii. Ja mina tõmbasin siis sellise nooruse sümbolid välja. Uuenemine. Ja Sirje tõmbas kuldse valgushinge aktivisatsiooni. Aktivisatsioon peaks olema, jah. Sa loed tagant kuskil? Ei, siit teest. Okay. Sul on ka sõnum seal taga ja kõigil ei ole. Mul on kosmiline heli, geomeetriline väli, pühas kuldses valguses, liigud sa uues kosmilises alguses. See sobib sulle nii hästi. Tõesti. Minule lihtsalt see uuenemine, noorenemine, see on täiesti arusaadav, siin ei ole vaja lisaselgitusi. Aga mida need nüüd tähendavad siis, mida need kuldsete koodidega kaardid tähendavad? See tähendab nüüd ka seda, kus juures, et sa paned selle oma veeklaasi alla, sa paned oma kohvitassi alla, me saime ka sellised suuremad, võid taldriku alla panna näiteks või mina ei tea, raamatu vahele või kuhu iganes siis. Tarkust on. Autosse võib panna, autol hakkab hästi minema. Ahaa, kus sa tead? Ma juba sain teada vahepeal. Aga palun räägi sina ise oma sõnadega. Et kõigepealt siis, mis see kuldkood on? Kuld, kui me elame erinevatel ajajoontel, siis on olemas ka kuldsagedus ajajoon, kus ma ankurdan siis, võtan vastu neid kõrgemas teadvuses olles, neid universumi geomeetria mustreid. Iga muster, iga detail määrab siis energeetilise kogumi, võttes vastu seda kui informatsiooni, mida loob siis teatud kood. Kõik koodid, meil on ka ju 3Ds ja 4Ds, kõik koodid, PIN-koodid ja numbritega. Ja sa sisened näiteks telefoni PIN-koodiga ja aktiveerid siis oma telefoni, et vastu võtta. Samamoodi käitub siis universumis kuldkood, kui sa võtsid näiteks noorenemise, sa aktiveerid ennast ja häälestad ennast kogu rakusüsteemi noorenemisele, uuenemisele, mis tähendab seda, et vana energiaväli hakkab lahustuma, sa hakkad tervenema, noorenema, uuenema. Et universumi geomeetria on tegelikult olnud kogu aeg, aga meie kättesaadavus on olnud piiratud.
tänu sellele ei ole me mõistlikud olnud ega taibanud vastu võtta seda koodi, mis on tegelikult tavapärane. no kuidas sina siis taipasid seda järsku teha? Kuidas ma taipasin, need hakkasid ilmnema, universumi koodid, kuldkoodid hakkasid tegelikult ilmnema mul, kui mu isa ära läks, see on 15 aastat tagasi. Järgmine päev, kui isa mul lahkus kehast, läksin ma rõdule, hakkasin joonistama neid koode ja universumi sõnumeid kirjutama. Ja ma sain nagu nägemuse ja teadlikkuse, et need koodid ei ole ainult mulle ja need on universumist pärit ja need on nagu universumi võtmed, mis avavad teatud sageduste kihte, mida me hakkame ise endal vastu võtma, sest me oleme kinni tihti pandud oma mõttemustritesse, mis on olnud väga primitiivne, ellujäämisinstинktid ja kõik 3D mudelid, et need koodid on universumi võtmed ja mul on vaja jagama hakata. Siis ma kirjutasin rõdul järgmisel päeval hästi palju luuleid kohe ja ka oma isale muidugi tänukirja ja niisuguse pühitsuse, mida siis talle ette loeti, kui ta lahkus taevastele väljadele. Hingena suhtlen siiamaani temaga ja need võtmed hakkasid järjest ilmnema, kuni ma hakkasin katsetama iseenda peal, oma lähedaste peal ja inimesed, kliendid, sõbrad hakkasid vastu rääkima, nagu reaktsioone andma, kuidas neil on toimunud muudatused energias, elus, sündmustes, kuidas asjad on hakanud nagu laabuma. Ja mõtted on muutunud, mõni seal rääkis imelugusid, kuidas ta on tervenenud. Ja kõik need koodid on tulnud mul nägemustena, ehk siis ankurdades, võib-olla võin kõrvutada nii, et unenäos sa näed, sa rändad ringi, sa kohtud teatud inimestega, olukordadega, energiatega, sama on koodidega, et mul lihtsalt nad tulevad, ma joonistan ja siis lasen graafikasse või maalin ise ümber. Aga kuidas ta tuleb, kas sa pead ennast selleks nagu kuidagi häälestama või kuidagi ennast viima sellesse seisundisse, et nad hakkavad tulema või nad lihtsalt tulevad ja sa ei pea küsima mitte midagi, sa ei pea midagi tegema? Väga erinev on. Kui ma personaalset kuldkoodi loon, siis ma häälestun kõrgemasse teadvusesse ja selle inimese kõrgemasse teadvusvälja ja palun sealt informatsiooni ja kogu informatsioon, mis tulebki ehk siis minu palve peale. Aga see võib ka tulla täiesti sähvatusena niimoodi, et ma lihtsalt istun või kõnnin või vaatlen imelisi inimesi ja lihtsalt tuleb klõps info. Et väga erineval moel ei ole kindlat määratlust. Lähed kohvikusse, saad kellegagi tuttavaks. Kui lahe inimene, klõpsti tuleb, joonistadki talle kohe. Ka seda on olnud. On jah? Ja. Ka seda on olnud ja vahest tuleb täiesti suvaliselt tänava pealt, siis ma mõtlen, ei, et ei ole vaja kõike infot, et vahest jookseb nii ka ja siis ma nagu panen kinni, et see on nagu, see on ka hingede kokkulepe, et kas ma avan neid kaarte või mitte ja kas mul on õigus siseneda üldse tema teadvusvälja, et see on nagu universumi intelligentsus. Maisel pildil me ka ju ilma võtmeta ei lähe kellegi tuppa. Täpselt sama on teiste teadvusväljades ringi uitamine, et see ei ole eetiline, intelligentne kosmilises plaanis. Aga ma ikka küsiks selle kohta, et ütleme, et nagu pool tuttav ja tuleb sul selline kood, ta tuleb sul kõigepealt siis nagu pildina aga millal tuleb see teadmine, et mida see kood tähendab? See tulebki enam-vähem üheaegselt ja siis ma kohe kirjutan, tihti tuleb sinna juurde ka sõnum, nagu kuldpoeemidki lihtsalt tuleb ja vahest ma kirjutan nii suure hooga ja siis pärast loen, et vau, selline lugu tuli. Et ja see tuleb, jah, seal ei ole teatud kindlad kriteeriumi, et just siis ja ainult siis tuleb.
need on täpselt ilmselt nii, et kuidas mu teadvus on avardunud, kas ta on, connectib kusagil hästi kõrgete sageduste peal või üldiselt ma ei talu enam madalsageduslikes ruumides ega isegi madalsageduslikud hääled, helid. Heli on ju kõige võimsam relv, kuidas me saame seda hääl, signaal, meloodia. Et ei talu, nagu keha läheb kinni, mida rohkem oled kõrgemas sagedusväljas, seda rohkem informatsiooni voolab. Ja kuna praegu, ma hakkasin liiga ütlustama, nii. Ei, väga hea, no räägi edasi, see on nii põnev ju. Kuna praegu nagu nii planeet Maa on ju kõrgemasse oktaavi minemises, siis ta integreerib ju puhast kõrgemat välja ehk need inimesed, hinged, kes on otsustanud siin planeedil olla edasi kõrgemas oktaavis, siis neil avardub teadvus ja teine koolkond siis ja kiht inimesi lahkuvad siit planeedilt. Et see on loomulik joondumine, kui nende häälestatus ja energiasagedus ei üheldu planeedi Maaga, siis nad lähevad teistesse dimensioonidesse. Ka see on rännak ja see on vaba tahe. Aga kuidas nad lähevad siin, kas nad surevad ära ja siis... Ja. Meie mõistes surevad ära, aga kõrgemas plaanis, kui planeedil Maa on praegu kuldajastusse minemine, siis meie inimesed, need hinged, kes on kehastunud siis nii nagu me oleme eelmiste elude tulemusena kõik, siis meil integreerub kõrgem teadvus ja suur tõenäosus, et me ei lahku oma kehast. Lahkume siis, kui me soovime, et meil on igav siin see mängumaa. Vaata, millest sa nüüd räägid? Anu, said sa aru või? Ei, ma saan aru. Me räägime surematusest praegu või? Ei, ma saan aru, mis sa mõtled nagu. Aga ja, räägi edasi. See on, ma saan aru, et sul läks ketrama nagu ketrab. Et see on nii põnev kuulata. Aga võib-olla küsite siis mulle läheb jään niimoodi voolama hakkab jutt ja siis see info tuleb. Aga need, kes siis maale jäävad, ütleme, et osad lahkuvad, osad jäävad maale. Siin kõrgemast teadvusest tõenäoliselt on igas vanuses inimesi. Kas need vanemad siis, kas kõik siis, kas nad elavad siis kauem või mis see asi on, või mismoodi see teine teadvusväli siis, milline see elu selles uues maailmas on? Praegu toimubki ju eraldumine, kui me vaatame nagu enne jutuks, mina ei vaata neid saateid ja neid inimesi ei kuula, siis me juba oleme tõstnud enda teadusvälja või siis õigemini sõnastus on avardanud enda teadusvälja. Ma toon siia vahele, et inimesed ei kuulnud seda, mis me siin omavahel rääkisime, et mind hämmastas see, mis mind on hämmastanud viimasel ajal. Et vanasti oli nii, et kõik teadsid kõigest kõike, mis toimub parasjagu on ju. Kas siis üle maailma või siis meie riigis kindlasti, mida väiksem kogukond, Eesti, eks ole, ikka me teadsime absoluutselt kõigest. Ja mul lihtsalt juhtus selline situatsioon, et ma läksin ühele viktoriinile, kus olid kõik koos väga targad ja toredad inimesed ja me avastasime 1-2, et vaata, viktoriine tehakse ka nende asjade põhjal, mida võiks kõik inimesed teada justkui, ja me tegime selle ainult aasta 2025 põhjal, et mis on toimunud aastal 2025 Eestis. Ja eri valdkondadest tuli siis küsimusi ja järsku tuli selliseid küsimusi näiteks poliitika valdkonnast. Poliitika on meil kogu aeg hästi tugevalt esil ja tuli ja siis ma avastasin, aga ma ei tea, mida Kristiina Kallas ütles augustis 2025 näiteks on ju. Ja õnneks ma ei olnud ainukene, et minuga samas kambas oli Mart Juur, kes ka ei teadnud seda. Me mõlemad punnitasime, me ei teadnud seda. Ja siis sealt tuli veel mingeid põnevaid nagu, fakte. Ja me ei teadnud nendest mitte midagi. Me vaatasime üksteisele otsa. Oligi, ma toon teise äärmuse, et Germo Murel tegi mingi laulu, kes meil on nüüd hästi kuulus, siis selline, ma ei teagi, kuidas teda kutsuda.
muusik või ja tegi kuulsa laulu, no ma tean ühte hästi kuulsat laulu, mida ma ei hakka praegu rääkima, aga üks teine oli siis, et korvpallivõistlused on, meil on ju hästi popiks läinud ja tegi ühest korvpallurist, keda kõik teavad, et sellest tehti üks laul on ju. Mul ei tulnud, see korvpallur tuli sinna stuudiosse, ta seisis meie ees, ma ei teadnud teda, ma ei vaata korvpalli, ma ei ole spordiga kursis, see ei huvita. Mart Juur ka ei teadnud, sealt veel keegi ei teadnud. Okei, sealt keegi muidugi teadis, on ju, teisest võistkonnast. Aga see, kuhu ma jõuda tahan sellega, see näitas seda, et inimesed on nii kuidagi gruppidesse või kihistumisse jagunenud. Just. Et me teadsime samu asju, aga me ei teadnud paljusid teisi asju, mida teised teadsid jube hästi. Aga sest, et nemad, nad on huvitunud sellest, aga ma ei ole sellest poliitikast ausõna, ma ei ole huvitatud sellest, mida Jürgen Ligi jaurab või milliseid inetusi ta näiteks ütleb, sest ma olen ta täiesti, isegi kui ma olen seda kuulnud, ma oskan selle nagu eemaldada. Võtan selle oma mälust välja, ma ei taha seda rämpsu enam oma pähe. See ongi see, Anu, et see maailm ongi muutumas selliseks praegu üks hingegrupp, grupid tõusevad, nad koonduvad, nende teadvus välja, ilmuvad hoopis teised informatsioonid, nad teist informatsiooni enam vastu ei võta, nad ei ole häälestunud enam madalama sagedusega informatsioonile. See on nii tore kuulda. See on kuigi sama, et ma kuulen, on ju, ma loen, aga ma ei kuule ja ma ei näe. Et ma olen nagu pannud mingisuguse seina vahele. See ongi, et siin planeedil siis me käime teatud tänavatel igal pool ringi, aga me kohtume just nende sagedustega inimestega, olukordadega, märkame neid, sest need blingivad, teised on nagu kadunud. Jah. Et neid nagu ei olekski. Ja see on mulle viimasel ajal, sa räägid, on ju, ma saan täiesti aru, millest sa räägid, aga see on nii müstiline, sest see on nagu nii esmakordne ja ma arvan hästi paljude jaoks. Ja ma mõtlesin, et see on vanusega kuidagi seotud, et sa kasvad, saad targemaks, on ju, oskad nagu valikuid teha. Ei, see on erinevatest generatsioonidest. Nagu, on ju, et see on hästi põnev ja ma olen tohutult õnnelik selle üle, sest kuidagi ma ei saa ju öelda, et üks asi on nagu halvem kui teine, et üks on nagu rämps ja teine on siis nagu kuld, et ma ei saa ju seda öelda. Aga kuidagi ikkagi tundub, et nagu mingid väärtused on nagu, et sa järsku oled leidnud need kaalukausid ja siis sa paned, et ja see on need asjad, mis nagu mulle korda lähevad. See on minu nagu see hinge mingisugune rohi või teraapia või vajadus, mida mul on vaja. Ja see, mis siin pool on võib-olla, ma ei taha seda vaadata, aga ärge näidake isegi mulle selle, ma ei viitsi sellest isegi rääkida. Ja, see sama ongi, et hingeteadvus avardub ja sa integreerid uusi kosmilisi teadmusi. See ei sõltu vanusest. Vanus on ju, me teame ju number ainult. Number on kood, mis aktiveerib omakorda oma info välja. Kõik numbrid, kõik mustrid on koodid ja iga kood aktiveerib. Aga 3D maatriks õpetas numbrina kaasa minema vananemist. Need ei üheldu üldse, kui sa oled häälestunud ja need kuldkoodid täpselt samuti aitavad häälestuda kõrgemale teadvusele. Sa võtad vastu järjest rohkem kõrgema teadvuse eliksiiri, informatsiooni teadlikult. Sa lihtsalt teadlikult võtad vastu. Su keha nooreneb, terveneb, uueneb, sellepärast sama asi. Sa lahustad või transformeerid ümber selle energeetika, mis ei toida sind. Ei vaimselt, ei hingeliselt, ei füüsiliselt. Need kaovad su elust. Kui kiiresti, see sõltub enda hinge teekonnast, et seal nagu seda verstaposti ajamõõtjat stopperit peal ei ole. Et seepärast see kuldkoodide teema üheldub selle ajastuga, kus me praegu oleme, see on ülivõimas ajastu tegelikult. Meie maailm muutub täiesti erakordseks ja kui me räägime jälle sellest kuldsagedusest ja kuldkoodidest, siis kes siia maale lõpuks jäävad, lõpuks seda sõna ei olnud vaja, kes siia maale jäävad, ongi need, kes loovad headust, loovad puhast teadvust. Nad on nagu
me oleme nagu kanalid, vastuvõtjad ja jagajad, vastuvõtjad ja jagajad. Meil hakkab puuduma täiesti duaalsus, et sina oled halb, sina oled hea, sina oled nii, sest kõigil sagedustel on oma tõde. Ta on nii piiratud, tema tõde on näha nii ja mõista asja nii. Ta on hästi avardunud. Ta ainult vaatleb, ta on vaatleja ja kanaldab oma teadmisi, et luua paremat maailma juurde. Seepärast nagu eelnevalt rääkisime, teatud inimesed, olukorrad ja nende ütlused ei lähe korda üldse. Tõesti nagu tühi. Isegi ei lähe, jälle ma siin panin selle nagu vanaduse arvele, et vanadus on tarkus. Et ma isegi ei solvu, mind ei jää isegi närvi, lollused ja rumalused, aga need on ju minu arvates lollus ja rumalus, eks ole. Kellegi teise arvates on see ülim tarkus ja ma lepin ka sellega, et ma oskan ka niipidi mõelda, aga see on selle grupi tarkus, see on nende elu. Mina ei pea sinna sekkuma endaga siis oma kriitikaga või siis oma selle poolehoiuga. Et see täpselt see on nonsense, see ei huvita mind. Just. Las nemad teevad oma asja rahulikult, mina teen oma asja ja nii kurb nagu mõnes mõttes on ka see, et see märkamine on toimunud ka osade inimestega seoses, keda ma väga armastan tegelikult. See võib ju olla minu grupp mingeid sõpru või häid tuttavaid või kamraade lihtsalt, eks ole, et kõik ei ole ju sõbrad, aga ikkagi nagu lahe seltskond ja siis ma panen tähele, et ma see ei üheldu enam. See ei üheldu. Ja vaat sellest ma ei saa aru. See on nii kurb, sest mul on ju mälestused ja need mälestused on ju fantastilised. Ma ei saa ju neid visata ära ja öelda, et seda pole olnud. Aga ma ei ühildu enam sellega nagu, et ma ei saa aru enam. Mind ei huvita, mind ei käivita. Mis asi see veel on? Et see natukene hirmutab. See ongi see, et sinu teadvus on avardunud. Sa võtad juurde juba puhast informatsiooni, aga need inimesed ja olukorrad ei ole enam sellel sagedusel. Nad olid madalamas, vaatame, valime spiraalselt üles minemise või alla minemise. Kogu aeg on spiraalne valik. Aga miks sa mõtled nii, et mina lähen ülespool? Järsku ma lähen hoopis madalamale ja nemad siis sind kõnetaksid need madalad asjad. Sa ühelduksid nendega, sa võtaks vastu seda informatsiooni ja sa kindlasti teaksid neid lauljaid ja kõike. Aga mind ei huvita. Ja see ongi see märk, et sind huvitavad uued teadmised, uued arusaamist ja su ringkonda ilmnevad uued inimesed, kes kannavad samad sagedust, kus sina viibid. See on see connecting. Aga ikkagi ei saa ju öelda, et teised on rumalad ja mina olen tark. Ei tohi niimoodi öelda. Ei tohi öelda. Ma luban. Ma ei taha niimoodi mõelda. Et see duaalsus kaob ära, Ühelt maalt sa lihtsalt vaatled. Loomulikult, sest nad on ju ka lahedad inimesed, tegelikult ja kohutavalt lahedad ja see on nagu suur rikkus. Et on nii palju erinevusi. Just. Aga mind nagu enam ei eruta, mida keegi tegi või isegi ma olen tähele pannud, et ma peaks ju ajakirjanikuna olema eriti valvel, et mingid saladused või mingid kuulujutud ja asjad absoluutselt ei huvita. Ma kuulen need ära, need lähevad ühest korrast sisse, teisest välja. Ma ei taha neid isegi edasi rääkida. Mul on vastik, ei teki isegi mingit emotsiooni, ei teki, oi kui tore või vastik, isegi seda ei teki. Lihtsalt ei taha, ei huvita. See pole oluline. Halloo, see on nagu tolm. Sul puudub magnetenergia väljas selline sagedus, mis tõmbab ja siis, kui sul on see magnet alles, see on see koht, et su sagedus plingib sellel sagedusel, kus see info tuli ja siis on ühelduspunkt olemas, aga sa järjest tõused, energia avardub, sind ei saagi huvituma kunagi enam. Nii tore tegelikult.
aga samas ma muutun, teisalt ma nagu, kui ma tulen nagu 2 sammu allapoole, siis ma mõtlen, et ma muutun ju jube igavaks ja mul on sama asi kogu aeg, jaa. Et sa oled ju seltskonnas ja inimesed, mis seltskonda hoiab koos? Ma kuulsin seda, kas sa tead? Nad läksid lahku, siis nendel juhtus see, ai, tal on armuke, my god, kujutad ette, ta näeb nii õudne välja, vaata, milliseks ta muutunud on. Ja ma tean, et ma ei lähe selle vaibiga kaasa, sest mind ei huvita see. Mind absoluutselt ei huvita see. Seda huvitas ja ma olen ju siis sellest seltskonnast väljas, sest ma ei too uut seda infot, millest see seltskond toitub. Sa ju toitud sellest energiast, kuidas, mis teiste inimestega toimub ja just need natukene siit laua alt võetud asjad, mida keegi ei näe või kuskilt sohvapatjade vahelt välja koogitud. Nüüd ma ütlen küll see rämps või küpsise purusid on ju, mis on natukene tolmune juba. Tolmune ja vastik ja pahaks läinud ja haisev. Et mul on täpselt nagu kuidagi kujutan ennast või see see võib ka olla sellest, et ego oli juhtpositsioonis, juhtis autot, su elu on ja kõik sobis, kõik see sama, mida sa kirjeldasid. Aga nüüd sa oled ego pannud sinna taha istmele ja hing on ise roolis ja ei ole see maailm üldse ebahuvitav, järjest põnevamaks läheb, sest su teadvus avardub. Sa hakkad vastu võtma selliseid huvitavaid informatsioone, huvitavad inimesed ja mis kõik on võimalik, kuidas su kvantväljast ilmub sinu tuleviku mina. Ja sa üheldud sellega hoopis, temaga hoopis. Neid paralleel, me oleme multidimensionaalsed, eks? Ja paralleelminasid on oi, kui palju, sest seda täpset numbrit väidetavalt on erinevad. Nii et ma jätan ütlemata, aga neid on väga palju, kellega sa ühelduma hakkad, kellel on kosmilised anded, teadmised. Et see ei ole üldse ebahuvitav, tahan öelda. Ja, aga tekib see hirm, on ju. Meil on karjainstinkt ikkagi, väga vabandame. Ja see on suht sellisel keskmisel sagedusel, ütleme. Nii ma ei taha öelda madalal, on ju. Sest ma olen ise ka selles ringis olnud, aga see on nagu huvitav märkamine. Et... Ja ka toitumisharjumused ja kõik see hakkab nagu lihtsalt kukub ära. Anu jutu peal ma kunagi tegin suitsu. Ja siis ma mäletan, ma hakkasin maha jätma. Siis kogu punt läks suitsetama, siis ma jäin jälle üksi. Läksin aga jälle sinna, küsisin, ega tuleb mulle üks suits ei ole ja jälle olin pundis. Et see on hea, see on see karjainstinkt, aga tegelikult mul see suits enam ei istunud, ma tahtsin seal pundis olla. Sama. Et see on see energia, kes sind juhib, kas see hing juhib või ego juhib, mõistus. Kõik mõistuse juhitud on egotsentrilised ja seal on mälestused ja kõik muu, mitte see kosmiline mäletamine on ka, mitte see, millest ma räägin nüüd ego. Ego võib panna sind piiridesse, raamidesse, et sa oled kinni selles vanas olnud ajas, hoida vanal ajajoonel. Et see on ego eesmärk, seal tekivad emotsioonid, toiduallikad, emotsioonid erineval moel, millest saadakse toitu, ehk sa toitu annad oma energia arvelt. Igasugused vaadake mind on ju tegelikult energia tõmbamine, kõik mil moel ja et sa võid väga teadlik olema, sa võid emotsioonideta kirjeldada seda sündmust, aga kui sa lähed kaasa näiteks hirmutamine, no praegu on väga populaarne ju hirmutada inimesi, et inimesed annavad oma väe, oma energia sinna, millest räägitakse hirmufaktorile ja nad tühjendavad ennast. Kui sa oled tühjendanud ennast ära väest, hinge energiast, siis on võimalik sind väga hästi manipuleerida, nii kuidas tahetakse. Ja enamusega nii tehaksegi ju lihtne. Väga lihtne nukkalad. Et selle, kõik, mis meil nüüd tuleb eri kanalitest ju sa näed, et ma teen isegi valiku sellest, kes on siis need lihtsad inimesed ja kes on nagu targad inimesed. Ja siis kui ma saan aru, kui inimene läheb selle infoga kaasa ja hakkab ka seda korrutama, mis meile pidevalt siin nüüd korrutatakse, nagu te teate, me ei hakka seda kordama, siis ma saan aru, tervitus, siis tõsi jutt, siis ma saan ju kohe aru, et okei, et see inimene,
ma ei suuda teda isegi ümber rääkida või talle, ma ei viitsigi enam selgeks teha, et sa oled nagu valel teel, sest ma isegi nagu näen läbi, et ta ei, noh, ta ei adu või ja ta ei võta vastu. Ei, ta ei võta seda vastu ja, et ma lasen lihtsalt tal olla ja rääkida ja jälle ma näen täiesti visuaalselt, kui mingi sein tekib vahele ja sealt seinast ei tule, ei jõua minuni mitte midagi. Ja, see on hästi huvitav, nagu jube lahe tunne on see. Aga noh, mõnele ma ikkagi käratan, et kui see on mingi lähedane inimene ja ta sojub mingit täiesti, mida võib-olla ma tegin ka varem, nagu pisiasjades sojub, siis ma pean vahel ütlema inimestele, võta, relax. No, sa ei saa, no mul võib praegu see maha kukkuda või kogemata vett peale minna, see läks märjaks ja siis noh, see jäädki soiguma. Oi, mis nüüd juhtus, issand jumal, siia tuli plekk peale, mis me nüüd siis teeme? No, ma ei taha selle konkreetse asjaga öelda, aga no okei, sain trahvi näiteks ja sa jäädki soiguma, ma sain trahvi. Issand, mul on päev täiesti untsus. Ei ole. See ei ole maailma kõige olulisem asi, rahune maha. Ma tahaks vahel mõnda inimest raputada, ütlen, tule, sa oled lollakas natukene. Mis sul viga on? No, et see ei ole nagu, et keegi ei surnud ju ära või ma ei tea, sul koer ei jäänud auto alla või ma ei tea, kõik on ju hästi, sa oled terve, kõik on suurepärane. Millest sa räägid? Vaata, ma ei saa, minuni enam ei jõua see info, ma ei saa aru nagu, mida nad nagu, sest nad on kinni, oigavad. Jah, nad on kinni selles draamades. Ja nii väikestes asjades. See ajab mind nagu täiesti... Autole tuli kriipsukene, no mis siis? No auto on vahend, autole ei ole sul, ma ei tea, mis asi. Perekonna reliikvia on tõesti mingi foto ja see läheb, kaob ära või juhtub sellega mida. See on reliikvia, auto ei ole. Aga sellised mõistmised on nagu tulnud. Minul on nagu huvitav see, et minul on kõik sellised inimesed ammust ilma, mul ei ole suhtluskonnas enam ühtegi sellist inimest. Ei olegi. Sa oled jõudnud siis sinna. Ja minul samuti ja kusagil kaugelt kuulen, aga reageeringut enam ei ole, üldse ei ole. Ei lähe need... ei lähe sellesse vaibi isegi. Ei integreeru üldse. Kuulad ja vaatled. Ma lähen siis kaasa, kui ma näen, et inimene on jäänud kinni ja ta on selles šokis, sellest mingist tühisuses. Et siis ma nagu tahan, mul aju hakkab ketrama, ma tahan mingid paralleelid, on ju, võrdlused ja siis ma tahan teda sealt nagu ikkagi sellest mullist välja aidata, tõmmata ta välja, et ta saaks aru, nagu ma ütlesin, raputada natukene, et tule mõistus kohale, sest mõned inimesed on meil ikkagi armsad. Ei, muidugi. Et sa ei saa jätta neid sinna, ma näen, et ta on seal kuskil lihtsalt mingi sporiloigus siputab seal ja ma ju saan anda talle käe, et tule ja mõista nüüd. Et selle aitamistega on ka sedasi, et see on nagu 2 teraga mõõk. Kui sa ikkagi aitad nii, et inimene pole saanud sügavat kogemust, ta ei ole taibanud ära seda pointi, siis sa ei saa teda aidata. Sa ei saa teda aidata. Äkki saab ikka. Ta läheb tagasi sinna. Ei, seda ma olen näinud. Ma olen saanud hetkeks aidata, aga ma näen, et ta kukub sinna tagasi ja seda ma näen. Aga kui ma olen järjepidev, kui mingi inimene on mu jaoks oluline, ongi mingi sõbranna või lähikondla. Siis temal peab see klikk ikkagi ära käima. Endal ära käima, et ta taipab. Võt see taipamine on hästi huvitav. Kui sa taipad niimoodi, siis käib sul nagu selline energia läbi. Võt siis käib joondumine, häälestumine sellele kõrgemale teadvusele. Ja sa oledki läbinud selle eksami. Et see on väga põnev. Muidu mina olen ka hästi palju kogenud kunagi, et ma ka aitasin kõiki. Aga nad läksid sama radapidi hiljem ikka tagasi. Siis mul jõudis ka see teadmine, et sa ei saa aidata enne. Kas ta küsib seda aitamist, et ta on valmis vastu võtma sinu nõuannet või mida iganes sa pakud, siis toimub temal see klikk. Või ta tuleb üldse ise välja. Või ei tulegi. Kas see on valik? See valik ja hingede vaheline kokkulepe on ka siin mängus veel, kuigi nüüd on kõrgemas sageduses paljud karmalised suhted,
peresuhted, karmalised suhted, kes on koondunud pereinimesteks, need lahustuvad ära, tervenevad, sest see energiaväli, mis on kõrgem, see nagu tuhastab, põletab ära selle, et see kannatuste jada lahustub ära, seda ei saa olema enam. Nii põnevad, seda mingit pööret ma tunnen küll, et see on käinud või käimas. See on ja mina olen, nagu ma jälle 3. kord juba ütlen, mina olen mõelnud, et see on see areng, et sa kasvad vanemaks, saad vanemaks ja targemaks. Nagu vanaema ütles, kui sina ükskord minu vanune oled, kui sina siis aru saad, tema oli. No siis ma mõtlengi, et oh my god, nüüd see aeg hakkab lähenema, mul tuleb jõuab, kõik muumid jõuavad koju. Et aga okei, no selge. Ei, see on hästi põnev, aga ikkagi ma räägin vastu natukene sellega, ikka natuke peab üritama aidata. Ja ma ise hakkasin ka mõtlema selle aitamise peale, vaata, teinekord on ikkagi nii, et see on keegi sul lähedane, keda sa tunned, et sa pead toetama, sa pead teda aitama ja isegi sa näed, et ega teda eriti aidata ei saa, aga kuidagi ei tundu nagu õige ka, et ma üldse ei ürita. Ja seda küll, et sa oled kaastundlik ja pakud oma abi, aga see, et sa aitad süstemaatiliselt ja ta ei võta vastu, seal lihtsalt ei teki seda tulemust. Ei teki tulemust. Ja siis on nagu niimoodi, et ja siis hakkad mõtlema. Tuleb see süütunne, et kui ma mitte midagi ei tee, võib tulla see süütunne, et ma pole midagi teinud, näed, tema pole abi saanud, mina pole suurt midagi teinud, siis ma tunnen süüdi, siis kuidas teised vaatavad minu peale. Siin võib ka see koht olla, et tema käivitab sinus alla surutud energias süü. Ja. Nii, et hoopis tema aitab sind üles tuua selles sulle ära peidetud süüenergia, kus on aeg vabastada see süüenergia. Et siin on ja vabaks lasta. Ja, kunagi ei ole õpilane ja õpetaja, mõlemad on õpetajad. Ja. Et tema õpetab ka samal ajal sulle midagi siis. Minul muidugi seda süütunnet kaua aega üldse polnud. Ma ei teadnud, mis asi on süütunne. Sest sa oled nõid. Ja, aga siis pärast seda, kui mu ema ära suri, ma ei tea, mis värk see on. Ma poleks arvanud, et minuga midagi sellist juhtub. Ma ikkagi mõtlen nüüd tagantjärel, ma oleks pidanud rohkem tegema. Ma oleks pidanud parem olema. See on süütunne. Ja, et ma oleks pidanud parem olema, ma oleks saanud rohkem, ma oleks võinud ikkagi töölt ära tulla, olla oma emaga need viimased kuud, on ja. Et see tunne on, et nüüd ma nagu olen avastanud, et ma tean, mis see süütunne on. Ma varem ei teadnud üldse nagu see läks täiesti mööda minust. Su keha hakkab väljutama praegu seda süütunde energiat, et sa selle omaks võtad ja vabastad, tervendad, muutad. Ja omaks olen võtnud, näed, ise ütlen. Nii, aga kuidas see vabastamine käib siis? Nii käibki. Et see vabastamine on ju erinevaid meetodeid, sa võid tantsida ka. Sa võid tantsida. Ma tean, kuidas. Tuleb. Läheb. Täpselt, et sa võid tantsida, laulda, maalida, ükskõik mis meetodega siin ei ole enam. Vot nüüd jõuame jälle sinna, et need vana aja meetodid, kus sa pidid 3 korda nii palju tegema, 4 korda seda istet tegema, joogas ainult niisugust asendeid. Need ajad on ka seljatatud, 3D maailma need tervendustehnikad ei toimi enam neil, kes on kõrgemasse oktaavi läinud. Nii et sa võid vabalt jalutada ja vilistada ja ujuda ja saad vabaks oma süütunnetest või et täpselt nagu su keha ütleb. Sinu keha sel hetkel tunned. Just, et siin nagu kindlad meetodid enam pole. Et kes on madalamas vibratsioonis või sageduses veel, neile toimib ka sellelaadne tehnika, kus on 5 korda vaja seda teha, 3 korda seda. Et mida kõrgemasse oktaavi lähed, seda kiirem transformeerub seiskunud energia. Kõik tunded, mis on süütunded, vihad, ükskõik mis frustratsioonid, need on ju seiskunud energiavormid, mida sa ei ole ära lahendanud. Ja mõned nimetavad neid haigusteks. Mõned nimetavad vananemiseks, aga kogu süsteem ongi rakusüsteemis informatsioon, mis on kinni jäänud ja sama saab ka tervendada kuldkoodidega. Nii, paned klaasi siia peale ja vee molekulaarstruktuur
muutub ma tahangi hirmsasti juua praegu ja ma tunnen, siia tuleb nii palju seda nooruse energiat ja eliksiiri, et ma pean kohe jooma. Kuule, aga kas see kaob ka ära, mis ma olen tundnud meie jutu nagu jätkuksin veel, et see, kas sul ei hakka ära kaduma, see pean? Absoluutselt. Mul on nagu see hakanud ka, ma olen juba kohusetundlik olnud ja kõik, mis ei tähenda seda, et ma hilineksin või jätaksin midagi tegemata või okei, vahel veeretan sinu kaela midagi. Ei, see on normaalne, selles mõttes, et sa ei veereta midagi. Aga mulle on see kadunud ära, et ma ei pea. Vahel ma lihtsalt mõtlen, ma juba näen, see suur laine tuleb, ma pean, laine on ju tuleb niimoodi, ta tuleb jälle sealt. Ja siis ma järsku nagu tunnen niimoodi, selja sirgu panen käed siia. Ma ei pea. Jaa, sest sa oled usalduse saanud ise oma hingega ja sa tead, et see voolab. Sul on hirm kadunud. Hirm paneb pead, kõik muud sõnad ta sulle formuleerib nii, et sa tõesti oled niimoodi, et roomad seal, aga kui sa oled usalduses oma hingega, sa tead, et see voolab, sa tead, sa tajud, sul on energia selline, et sa taipad, sa oled nagu juhendatud kõrgemast jumalikust juhatusest, iseenda hingest, kõrgemast teadvust, kuidas keegi nimetab, sa oled joondunud omaenda usaldusele, et see tohutu enese tagaajamine ja piitsutamine, see on kadunud. Ma mõtlesin, et see on ka kuidagi sellega seotud, mitte vanusega nüüd, aga et on ju tehtud küll ja läbi käidud kõik asju siin elu jooksul ja kogetud hästi palju, et et võib-olla see karikas hakkab nagu mingi piirini jõudma lihtsalt, et siis sa ei peagi. Su sõrm ei pea olema igas veeklaasis ja kokteiliklaasis, et sa oled nagu täidetud või ma ei pea enam. Ma ei pea, see võib kõlada nii egoistlikult, aga ma ei pea arvestama kõigiga ja kõigega. Ja see ongi see koht, et sa võtad vastutuse ja fookuse iseendale kõigepealt. See ei ole egotsentriline, nagu ütleb 3D maatriks, et näed, sa mõtled ainult endale. Ei, et see on fookus. Sa oled siia kehastunud teatud põhjusega, eks? Sul on hingemissioon, meil on kõigil oma hingemissioonid, omad tegemised, miks me siin kehastusime. Ja kui me kogu aeg teisi ja kõike muud esiplaanile tõstame, siis meie missioon jääb teostamata. Meie unistused jäävad teostamata. Unistused ongi kõrgema teadvuse informatsioon, mida meile näidatakse, kas läbi piltide või nägemuste või taipamiste. Tegelikult olen see kõrgem mina ise, eks. Unistused olen minu kõrgem versioon ja see on võimalik teostada ja me tulime seda teostama. Anu, kas sinu vanuses veel unistatakse ka või? Kindlasti, mul ei ole kunagi nii värvilisi unenägusid olnud. Need on ju ka osa unistustest, mida ma täna näen. Aga ma tahtsin veel seda ka öelda, et ma olen läinud selleni ka, et meeldib, ei meeldi. Et vanasti nagu oli ka see, et kui mulle ei meeldinud, siis me ei julgenud seda nagu väga kõva häälega öelda välja, on ju. See, et meeldib, seda me kõik kiunume ja kiljume ja see tuleb loomulikult, on ju. Aga kuidagi, et mingi situatsioon või mingi olukord või isegi mingi inimene loomulikult ja just need olukorrad nagu, et või tekibki see olukord, ma tunnen, ma tahan sellest välja astuda, mulle ei meeldi see. Ma tahan seda väljendada nii füüsiliselt kui ka siis oma tegudega. Ja täna ma tunnen, ma julgen seda teha. Et see on minu enda jaoks nagu hästi silmi avardav, et vau, mulle ei meeldi see olukord, see koht, et see inimene, need inimesed, üleüldse kogu mingi see olukord. Ma lihtsalt näen, et kuidas ma astun sellest välja, ma lähen ära. See ongi see, et sa joondud kõrgema teadvusega. Sind ei paelu enam need vanemad energiat, madalamad, tihedamad energiakogumid, mida iganes. Kas need on inimesed, olukorrad, sündmused, kohad. Sinu sees avardub nagu kood. Kõigil meil on ju kuldkood olemas enda sees. X-faktor on see. X-faktor, kui me käivitame, vahest me ei taipagi esialgu ära, mis juhtunud on, miks mind ei huvita enam see.
meie sees avardub kuldkood, mis on otseühenduses kuldteadmistega, kõrgema sageduste energiatega ja sa hakkad kuulama ja kuuletuma tõelisele hingele, siis juhtuvad järjest sellised lood, et sul lagunevad need vana maailma konstruktsioonid ära. Sinust koorub see kõrgem versioon sinust endast. Ja sa võtadki nagu ennast esiplaanile, jätad ära need, mis sind ei kõneta. Sa ei tee enam nägu, et okei, jaa, ma teen selle ära. Okei, jaa, sobib. Ja see nägude tegemine ka. Ja võt seda ma olen enda poole nagu märganud, võt see on minule hästi järsku tulnud, et kui mulle miski ei meeldi, siis ma enam ei tee niisugust ninnu-nännu värki, vaid ma jumalasti otsejoones ütlen, et ma seda ei tee või et see on jama ja see ei sobi ja mul ei ole nagu probleemi ja ma vahel mõtlen natukene nagu, et võib-olla ma olen nagu liiga otsekoheseks muutunud. Et see võib tunduda järsk suisa mõnele inimesele. Kindlasti tundubki, aga aga mina olen ikkagi oodanud seda, täna ootan juba teistelt inimestelt ka, palun ütle mulle kohe ja ausalt. Ma ei taha enam seda läbi lillede tilulilutamist. Et okei, see on halvasti, see on kole, sa ei saanud hakkama, ütle mulle seda. Mulle ei meeldi see, naljaks ma just eile mõtlesin selle peale, ma ei suuda kannatada inimesi, kui ma hiljem kuulen, et nad on kõik selle rääkinud kuskil mujal, mis puudutab mind, aga nad ei ole julgenud öelda seda mulle. Ja siis ma olen mõelnud, Anu, hakka kõigepealt ise ennast muutma, sest sa oled ise täpselt samasugune ju, halloo. Et sa ju räägid mingist kolmandast asjast või olukorrast või inimesest, räägid selja taga, lihtsustatult ütleme ausalt välja ja kurdad seal võib-olla või ma ei tea, mida sa teed seal on ju, millega sa rahul ei ole. Õudselt palju kordades lihtsam on võtta ennast, natuke tuleb ennast kokku võtta, aga minna selle sama persooni või siis selle olukorra keskmesse ja öelda seal ja otse. Vaat selle ma pean, see mul on nagu natuke nii ja natuke naa veel, et ütlen küll, aga mitte veel, ma ei ole veel lõpuni läinud. Mul on natukene veel minna, ma tean. Ma eile mõtlesin selle peale, kusjuures hästi kummaline. Aga ma saan sellega hakkama, sest ma nüüd olen märganud, kui palju lihtsamaks see teeb. Kaovad ära mingisugused sellised konarused või takistused või tead, nagu mingid ogad oleks kuskilt väljas ja ma ei saa nendest üle ega ümber ja ma pean mingid takistusradasid läbima ja see on nii tüütu, et ma tahaks nagu otse minna, et kõik oleks nagu sile ja puhas ja ma tahaks need kõik eest ära nagu siit ajada, et see on veel minu see, mul on vaja nagu siit veel areneda. Sa areneda. Me oleme tegelikult nii arenenud hinged, me oleme külge pookinud igasuguseid mutreid ja võtmeid, mis meil ei ole üldse olulised. Need on vana maailma mustrid ja mudelid. Et tegelikult meis avardub nüüd just see ülivõimas hing ja seeläbi, kui veel kõnetab, ehk siis keegi selja taga rääkis miskit, kui see sind trigerdab veel, siis jah, siin on see koht, mis on vaja vabastada ja lahti lasta. Trigerdab hetkeks ja mul on ka see tunne olnud, et ma lähen ja ütlen, et ma kuulsin, et sa rääkisid, aga ma olen avastanud, et palju huvitavam on, kui ma ei lähegi seda ütlema, sest see nagu trigerdab mu sees, see teeb haiget kindlasti, see on nagu vastik. Ja siis ma mõtlen, et ma läheks ütleks selle inimesele otse, et kuule, järgmine kord tule ütle seda mulle on ju, kui sulle midagi ei meeldi. Ja siis ma mõtlen, et aga ma ei ütlegi. Ja kuidagi ma nagu kustutan need inimesed natuke nagu ära ka. Nad ei lähe nagu korda. Mõtlen, et okei, et ta nagu, kuna see nagu ei jõua minuni sellepärast, et ma tunnen, et ma ei teinud, nagu ma ei ole midagi halvasti teinud, valesti. Ja kui ma tunnen, et ma ei pea millegi pärast vabandust paluma, siis ma ei pea selle asjaga tegelema. See on ebaoluline. Sa oled jõudnud sellesse faasi siis oma olemusega, et sa vabastadki ja see, kui see vastu ei reageeri, on parim vabanemistehnika. Juhei, ma olen arenenud. Ühesõnaga, kuulge, teate, et meie saade on lõhki. Kõik on läbi, ammu juba näidati mulle 5 minutit see. Päriselt? Kuidas see aed läks nii metsikult ruttu, sest meil oli põnev.
meil oli päriselt põnev ja tegelikult juhtus niipidi, et sina natukene nagu ravisid. Ja avasid Anu. Avasid Anu kaarte. Ja naljakas oli see, et ma olen nende teemade peale just nüüd mõelnud. Hiljuti. Siit ei ole kaua aega tagasi. Ma räägin nagu mõned asjad eile veel. Kuidagi mõtlesin enda jaoks selgeks. Ja see nägu ilmus mulle eile õhtupoolikul mitu korda online eetrisse. No more comments. Aga jah, et suured tänud sulle, et issand nagu oleks käinud, issand nagu koppel tõusis kohe nagu avardus siin natukene. Kuule, aga võib-olla siis sa saad rääkida sellest ka, et sa võtad inimesi ka vastu. Ja ma teen kvanttervendust ja ühinesin ka mentorlusega ehk siis aktiveerin inimestel seda X-faktorit. See tundub tõesti. Mentorklubi Hub, kuidas keegi soovib hääldada. Olen seal mentor, mis inimestele väga palju, kuna vana maailm laguneb ja nad järsku ei tea, mis nüüd saab, mis nüüd tegema hakkan. Ja otsekanaldusena tuleb siis väga palju huvitavat informatsiooni, mis on tema hingeteadvus. Kvanttervendust teen ka. Ja siis põhiline on kulddisain interjööris, sisustuses, riietuses, aksessuaarides. Ja just kuld. Urr. See meeldib kõigile. Väga tore. Ja personaalset disaini ka, kulddisaini. Mida on näha ka juures olevalt pildilt. Mis on jääme ilust. Aitäh. Tuhat tänu sulle. Aitäh kutsumast. Väga põnev oli. Aitäh, Helve. Ja aitäh teile ka vaatajad. Aitäh teile.